arvan, et mitte kellelegi ei ole uudis see, et me elame sellisel muutlikul ajal. Aeg, mis tekitab ka sellist nagu ebakindlust. Me mõtleme, mis homne päev toob, keegi ei tea, eks ju. Võib-olla osad ka meist muretsevad, pabistavad, et mis sündima hakkab. Aga üks uudis on see, et sellised aegu on kogu aeg olnud. Siin ei ole mitte midagi uut siin päikese all. Ja Piibli raamatusse on ka sellised ajad tegelikult talletatud, kus ka inimesed tundsid ärevust, tundsid muret tulevikupäevade pärast ja ei teadnud, mis toimub, mis sündima hakkab. Aga siis oli nii hea, kui oli mehi, oli naisi, kes uskusid Jumalasse ja toetusid Jumala sõna ja tõotuste peale. Ja see võimalus on täna meil samamoodi. Tegelikult, kui me tänast teenistust oleme nagu jälginud, mõelnud, selles olnud, siis see sõnum on juba olnud, et meil on lootust, kui me selle lootuse oma usu paneme Jumala peale. Ja põhimõtteliselt see sõnum ka mul täna teile on, et paneme oma lootuse Jumala peale. Tuleb, mis tuleb. Teie koguduse ajalugu on ka olnud. Teil on pea 400 liiget vahepeal olnud, siis vähem, veel vähem, nüüd jälle rohkem. Et ajad on erinevad olnud, aga Jumal on läbi kandnud. Ja see annab meile lootust ja kindlust. Vanas testamendis on mitmeid lugusid, kus tõesti Jumal kandis oma rahvast läbi, kui nad uskusid temasse. Ja täna ma tahan juhtida tähelepanu ühele Iisraeli kuningale. Ta valitses tegelikult Juudamaal, Juuda kuningas Hiskja. Ma arvan, paljud meist teavad tema lugu. Ta elas väga sellisel keerulisel ajal ka. Poliitilises mõttes keerulisel ajal. Ega ta endagi elu ei olnud lihtne. Vaat kui sa oled vastutava koha peal, siis sa pead langetama otsuseid ja sinust sõltub ju ka väga palju siis. Ja tema oli sellise koha peal. Aga ta valitses aastatel 725 kuni 698 enne Kristust. Aga huvitav on see, ja see on ka nagu selline prohvetlik nimi, mis talle pandi, Hiskja, issand on mu tugevus. Issand on mu tugevus. Ja kui me tema elu vaatame, see, kuidas ta toimetas, siis see prohvetlik nimi tema elus läks täide, sest ta pani oma lootuse issanda peale. Hiskja ajal oli palju sõjalisi konflikte, naabrid ei saanud üksteisega hästi läbi, olid sõjad. Kui me Iisraeli geograafiat teame, siis see on ikka väga väike maa. 2 korda väiksem kui Eesti. Ja ta on ümbritsetud Hiskja ajal suurtest impeeriumidest ja alati need suured tahtsid neid väikseid ära võtta. Ega tänapäeval pole ka ju väga muutunud see mõtteviis. Ja sama olukord oli tema riigis ka. Iisrael oli jagunenud 2, oli põhjariik, oli lõunariik, ehk siis Iisrael ja Juudamaa. Iisrael, see põhja pool oli juba ära vallutatud, aga nüüd oli siis otsapidi jõutud Juudamaa väravatesse. Ja nüüd Hiskja peab sellega siis nagu silmitsi seisma. Nüüd teise kuningate raamat räägib neid lugusid, et mis siis sündima hakkas, mida kuningas Hiskja hakkas tegema. Ja 18. peatükist, ma loen siin alates 3. salmist, öeldakse meile, siis Hiskja tegi, mis on õige issanda silmis,
kõigiti nõnda, nagu ta isa Taavet oli teinud. Tema kõrvaldas ohvrikünkad, purustas sambad, raius maha viljakustulbad, pihustas vaskmaa, mille Mooses oli teinud, sest kuni nende päevadeni olid Iisraeli lapsed suitsutanud sellele. Seda kutsuti nehastuks. Tema lootis issanda peale, Iisraeli Jumala peale, ja tema sarnast ei olnud kõigi juuda kuningate hulgas, kes olid enne või pärast teda. Tema kiindus issandasse ega lahkunud tema järelt, vaid pidas tema käske, mis issand oli Moosesele andnud. Ja issand oli temaga. Kõikjal, kuhu ta läks, oli talle edu. Ja ta hakkas vastu Assuri kuningale ega teeninud teda. See oli see olukord, kus taheti see Juudamaa ära vallutada. Ja Assüüria, see suur impeerium, tahtis nüüd võtta Juudamaa enda alluvusse, allutada. Juba väiksemaid linnu järjest võeti ära ja lõpuks nad jõuavad Jeruusalemma alla, et seda vallutada. Järjest. Ja kui sa oled kuningas ja vaatad, et järjest sinu kantsid võetakse ära, järjest sinu üksused kannavad kaotusi, eks see paneb muretsema, issandada happi hüüdma, võib-olla ka ahastama, sest pilgud suunatakse ju sinu peale, et mis sina siis ütled nüüd. Ja nii pandi ka Hiskja usk proovile. Me teame seda, et ikka meie usk pannakse proovile. Ja ka õigete usk pannakse proovile. Nii isiklikus mõttes kui ka tegelikult koguduslikus mõttes. Et katsuda läbi, et mis inimene sa oled või mis kogudus sa oled. Ja need asjad tulevad meie ellu ja see on ülimalt armas, kui me peame vastu ja me jääme ustavaks Jumalale. Nii Hiskja usk pandi proovile. Ja nii kui siis Assüüria väed olid Jeruusalemma müüride all, siis hakati talle hüüdma, et nad hüüaks või ütleksid Hiskjale, nõnda ütleb suur kuningas, Assuri kuningas, mis lootus on see, mida sa hellitad? Sa arvad, et paljad sõnad on nõu ja jõud võitluseks. Kelle peale sa nüüd loodad, et mulle vastu hakata? Väga terav küsimus. Kui sinu vägi on kordades, 10 kordi, 100 kordi väiksem ja sul tuleb selline vastane sulle vastu. Kelle peale sa loodad? Kui me 18. peatükki loeme, siis me näeme, et lausa pakutakse Hiskjale sellist nagu kihlvedu, et kuule mees, et me anname sulle 2000 hobust, aga sina pead leidma ratsanikud nende peale. Isegi nii palju ratsanikke ei olnud Hiskjal pakkuda. See kõik näitas, see selline nagu töötlemine, selle kuninga töötlemine, et sa ei ole tegelikult mitte keegi. Et kelle peale sa loodad? Anna alla. See on nagu Eesti klassika filmis, et Eesti poisid tulge üle, saate kõhud täis ja jõuluks koju. Et midagi sarnast, et kelle peale sa loodad? Et anna alla. Ja nii on, et ka Hiskjat ja tervet Juudamaa rahvast siis õhutatakse üles, et ärge lootke ka issanda peale, ega issandki teid ei aita, et meie oleme nii võimsad. Ärgu pangu Hiskja teid lootma issanda peale, öeldes, issand päästab meid kindlasti ja seda linna ei anta Assuri kuninga kätte. Selline psühholoogiline töötlemine.
et sa nagu relvaga isegi ei peagi tegema, vaid juba sõnadega. Sa näitad oma sellist nagu ülemvõimu ja püüad õõnestada moraali ja niimoodi lõhkuda ka kaitsetahet ja võitlusvaimu. Ärge kuulake iskjat, sest tema ässitab teid, kui ta ütleb, issand päästab meid. See on väga huvitav, et selles pingelises olukorras iskja ei murdu, vaid ta surub ja surub, ta loodab, ta palvetab, ta võitleb, see kõik toimub tegelikult tema siin peas. Ma olen ustav Jumalale. Assuri kuningas läheb veel nagu edasi. Kas on muude rahvaste jumalaist mõni päästnud oma maa Assuri kuninga käest? Järgmine samm, näidata, mitte keegi ei pääse. Juuda maa, kelle peale sa loodad? Kõik teised on alistatud, sinust palju suuremad, kelle peale sa loodad? Need olid hirmutavad sõnad, mida Hiske pidi kuulma. Ja kui ka tema nõuandjad tulevad tema juurde, toovad selle olukorra tõsiduse väga ehedalt tema ette, siis nad lausa käristavad oma riided puruks. See on ka selline meeleheite nagu märk, et mida me nüüd teeme. Mida me nüüd teeme. Ja vaadake, sellistes olukordades on vaja Jumala sõna. Ka sellist nagu prohvetlikku kuulutust sinu, minu, meie ellu, koguduse ellu ka. Kui on tõesti, et nagu ei ole mingisugust lootust enam, et sa oledki nagu käpuli, et siis on vaja Jumala sõna. Jumala sõna. Ja siis sellesse olukorda astub prohvet Jesaja ja ütleb, ära karda nende sõnade pärast, mida sa oled kuulnud, millega Assuri kuninga poisid on mind teotanud, ütleb issand. Ära karda nende sõnade pärast. Ära karda, mis tulevik toob. Looda Jumala peale. Ära karda. Looda Jumala peale. Ja tegelikult ka Jesaja ütleb siin, et seda Juudamaad ei ole teotatud. Kuningat ei ole teotatud, vaid tegelikult on astutud ju vastu elavale Jumalale. Kui Assuri kuningas ütleb seda, et mitte kellegi teise nagu Jumalad ei ole päästnud, sinu Jumal ka ei päästa, siis tegelikult see on ju elava Jumala teotamine. Ja see on nüüd üks asi, mis on väga ohtlik ka elavale Jumalale vastu hakata. Mõnes mõttes nagu teha nagu väljakutse isegi, et panna Jumal proovile. Et see on midagi ka ohtlikku. Sest kui Jumalale esitatakse ka sellised väga suured nagu väljakutsed, siis me näeme seda, et Jumal hakkab tegutsema. Ta ei anna kellelegi oma au, vaid see au kuulub temale. Hiljem, kui me oleme tuttavad ka Danieli lugudega, siis Juudamaa rahvas viidi ju Baabelisse vangi ja ka Jeruusalemma templi pühad riistad viidi sinna. Ja siis Beltsassar, Nebukadnetsari poeg, siis pidas ka pidu seal ja toodi välja Jeruusalemma templi pühad riistad, karikad ja siis nendest joodi. Ja sellega teotati tegelikult Jumalat. Ja siis tuleb see käsi, mis kirjutab seina peale. Ja mis siis sündis? Sel samal ööl see kuningas tapeti. Sest ta oli teotanud elavat Jumalat. Et selles suhtes on hästi oluline anda kogu au Jumalale ja mitte teotada teda ja elada puhast elu. Jesaja ütleb, ära karda sõnade pärast, mida sa oled kuulnud.
Vaata, ma panen tema sisse niisuguse vaimu, et kui ta kuuleb kuulu juttu, siis ta läheb tagasi oma maale ja ma lasen ta langeda mõõga läbi ta omal maal. Ja nii tegelikult see sündiski. Me vajame Jumala sõna. Me vajame sellist kinnitust tema poolt. Me vajame ka prohvetlikku kuulutust nii kogudusele meie isiklikus elus. Ja kui me seda kogeme, me seda saame, siis see on midagi väga imelist. See tõstab ja julgustab meid. Mina oma elus olen võinud seda kogeda. Ma olen ka natukene sellise kaitseväe taustaga inimene ka olnud ja kaplan kaitseväes ja ma olen pidanud ka paar korda olema missioonidel ja missioonidel on ka niimoodi, et kui sa sinna lähed, siis kaplanil peaks ikka olema mingisugune sõnum ka anda. Ja see oli aastal 2012, kui ma viimati käisin ja me olime siis oma üksusega Tallinna lennujaamas, meid saadeti seal ära teele ja siis ka igasugused ministrid ja kõik vipid tahavad ju pildile jääda. Ja siis ka kõik seal ka suured tähtsad kõned, Ants Laaneots, Kulm-Kortsus seal ootas ka niimoodi. Ja siis anti kaplanile ka sõna ja siis mina olin seal. Aga ma teadsin, et ma pean nagu sõna saama või ütlema. Mitu päeva mõtlen, mida ma ütlen. Vaat niisama ka ei taha ju juttu rääkida, et peab olema mingi point. Ja ma otsisin Jumala käest, et Jumal, mida sa annad? Anna mulle midagi. Ja siis korraga Jumal tuletab meelde meie vabariigi hümni viimast salmi, see 3. salmi. Ja ma sain aru, su üle Jumal valvaku. Sellise sõnumi sain. Kui ma ütlesin seda ka oma üksusele, su üle Jumal valvaku, et sündigu see meie üksusega. Ja tõesti meie üksusega see nii sündis, et me olime hoitud, kaitstud, varjatud ja see oli totaalne ime. Aga ongi vaja, meil on vaja nendesse olukordadesse Jumala sõna, Jumala kõnetust, ka prohvetlikku kuulutust. Psalmide kogu 20. peatükis, 8. salmis öeldakse meile, ühed ülistavad vankreid ja teised hobuseid, aga meie issanda oma Jumala nime. Kelle peale me paneme siis oma lootuse? Kes on meie tugevus? Kes on meie julgustus? Ma julgen öelda, et meie julgustus, meie tugevus saab olla ainult Jumal. Ainult Jumal. Sest lõplikult ju tema valitseb iga olukorra üle. Hiskia elus oli väga keeruline olla sellel hetkel kuningas, aga ta pani oma lootuse Jumala peale ja ta oli truu temale. Me täna ka kuulsime seda salmi, et ole ustav surmani. Ja see kehtib meie kõigi elu jaoks ja koguduse jaoks. Ole ustav surmani, siis ma annan sulle elu krooni. Ja see, et Hiskia oli truu Jumalale, jäi lõpuni lootma tema peale, see kandis läbi, sest Jumal oli temaga. Ta sai prohveti sõnumi ja see nii sündis, et Assüüria väed löödi puruks, mitte juudalased ei teinud seda, vaid Jumala ingel tegi seda. Sest Jumal oli nendega, nad panid oma lootuse tema peale. Nii ka meie. Me saame panna lootuse Jumala peale. Isiklikus elus oma maa ja rahva peale mõeldes ja oma koguduse elus. Muidugi tuleb meil neid aegu, kus ka hingevaenlane proovib meie lootust
kustutada, rikkuda, kõigutada, öelda seda, et lootust ei ole. Aga Jumala püha vaim tuletab meelde ja ütleb meile, alati on lootust. Alati on lootust, sest meil on lootuse Jumal. Jesaja ütleb veel, seepärast lakkake lootmast inimestele, kellel on ainult hingeõhk ninas, sest neid ei saa panna mikskiks. Jumala peale saab loota. Lootusetuid olukordi ei ole, kui meil on Jumal. Lootusetuid olukordi ei ole, alati on lootust. Kinnitagu siis ka need mõtted, armas Kalju kogudus, teid ja tõstku meid ikka üles ja julgustagu. Aamen.